Ja ma tahan rääkida sihukese huvitava ja mingis mõttes väga nagu ka isikliku loo, kus ma otsisin endale autot. Otsisin endale autot ja mul olid mingid kindlad kriteeriumid, sihukest nagu hobiautot. Ja ma panin postituse ja mulle kirjutati ja läksin siis ühte vaatama ja see oli nii ilus, kuigi see oli asi ja ma olin sellest palvetanud ja kui ma seda nägin, ma tundsin, et see on minu oma. Ja ma olin see noormees, kes mulle seda müüs. Kohe, kui ta nägi, et mulle see meeldib, siis hakkas see talle ka nii väga meeldima, et ta mõtles ümber. Tema arvas, et tead, sorry poisid, 10 minutit käisime ümber auto ja olin koos oma vennaga seal ja siis tema teatas, et tead poisid, ma ei suuda ikka. Ja ma lihtsalt võtsin peast kinni ja neilesin kõik alla ja ma olin nii vihane. Ma olin nii vihane ja ma olin tulnud Tabasalust Bolt Drive'iga sõitnud kuhugi Lasnamäele ja mõtlesin, kuidas inimene saab nii teha. Ta ju nägi, et ma olen nii õnnelik ja mõtlesin ka, et jumal, et kuidas sa saad? Et see oli parem, kui ma oleks nagu osanud arvata või loota või uskuda üldse. See oli kuidagi nii hea, et tundus, et liiga hea. Mõtlesin, okei, väga äge, aga miks siis nii? Et ma olin nii vihane, ma olin Jumala peale vihane, ma olin kõige peale vihane, ma olin selle poisi peale vihane, kirjutasin talle kohe, et ütle kohe ära mängi mu tunnetega, ma ei viitsi kuulata. Ja ta siis jättis mu siini peale ja ei vastanudki mulle. Ja järgmine päev ta siis midagi rääkis, ma ei saanud väga täpselt aru, küsisin uuesti, müüd või ei müü. Ja ütles, et kalli minna eest müün. Ma mõtlesin, okei, vahet ei ole, ma ostan siis. Leppisime kokku kõik asjad ja värgid ja eelneval õhtul ka, kui ma olin seda oma abikaasale rääkinud, siis ta ka palvetas selle pärast ja tal tuli selline huvitav kohe kõnetus, et anneta ja mitu korda ja et kogu summa. Ja see tundus kuidagi naljakas, et ma lähen nagu autot nagu ostma, et mida me siin annetame ja mis siin nagu toimub. Ja kuidagi jätsin selle siis meelde ja too õhtu, kui ma läksin seda autot siis sellele autole järgi, siis ma olin Kristiine keskuses ja mul oli autodega ostetud ja ma kõndisin täiesti sihitult seal poes ringi, aga ma tundsin, et mul oleks vaja nagu teha aega justkui parajaks millegi jaoks. Ja mul oli lihtsalt veepudel käes, ma kõndisin seal Prismas ringi mingi 10 minutit ja siis järsku tundsin, nüüd on aeg minna. Läksin auto juurde, istusin autosse ja järsku on üks naisterahvas mu akna juures. Ja teen siis ukse lahti ja niimoodi üle huulte küsib, et kuule, et kas sul on 3 eurot anda? Mõtlesin, muidugi, aga et mille jaoks ikka huvitab, et kui juba raha jagad, et milleks tarvis. Ja siis tal nagu hakkas kuidagi piinlik ja ta ütles, et tal tõesti ei ole söögiraha ja et tal oma viimase pensioni maksis praegu oma elamise peale. Ja siis ma ütlesin okei ja ma ütlesin talle, et mina usun Jumalasse, mina ei tea, kas sa valetad mulle või mitte, mul pole aimugi. Aga mina usun Jumalasse ja kui mul on võimalik aidata, siis ma aitan. Ja siis ma tegin oma rahakoti lahti ja kõige väiksem kupüür, mis mul oli 20 eurone. Korra mõtlesin, et ma ei tea, et 20 eurot, selle saaks paaki panna. Mõtlesin, okei, vahet ole. Ja siis mul tuli meelde, et anneta ja justkui see, et kogu summa. Ja ma andsin selle 20 eurot talle, et mida ma vingun siin, ostsin just munistust auto, ise nii rõõmus. Ja mõni inimene, nii kole ilm oli ka selline, ja mõni inimene istub vihma käes ja küsib auto ukselt uksele raha. Ütlesin, et ilmselgelt ma pean andma. Ja ma andsin talle selle. Ja siis ütles, et tema on ka kristlane. Tema usub ka Jumalasse. Ja ta on Tartus ühes koguduses, muidu liige, aga praegu ta 5 aastat elanud Tallinnas koos oma pojaga siis. Ja siis ma küsisin, et aga kus te nagu elate või kus te praegu peatute? Siis ta ütles, et tal on Rocca al Mares, seal juures on üks mingi apartment, mis ta sai läbi tutvuste, et see on üpris kallis, aga lihtsalt ei leia mingit üüripinda.
ja siis, kuna see mulle nii tee peale, kui üldse sai jääda, ma ütlesin, ma viin su ära. Ta kohe kohkus, mõtles, et ei, et ma saan ise, ma ütlesin ei, et istu autosse, ma just tassin selle, see on äge auto, me lähme ja ma viin su ära. Ja see naine oli ta oli nii soe, ta oli nii kuidagi, ta oli küll väga murtud, aga sa tunned seda Jumala ligiolu seal autos ja see oli kuidagi nii huvitav, et terve aeg, kui me see 10 minutit sealt sinna sõitsime, see miski mu sees kogunes nii suurelt ja ma ei saanud aru, et mis asi see on, aga midagi mu sees oli nii kuidagi, midagi oli nii palju, mida polnud seal ammu olnud ja see oli püha vaim. Ja ta rääkis mulle, kuidas ta elab koos oma 35-aastase pojaga ja kahjuks ta saab ainult taksojuhi tööd teha, sellepärast et tal on kopsud haiged, tal ei ole võimalik väga teha ja et viimane kord on 70% kopsudest enam ei töötanud. Ja ise istudes seal ja tundes nagu kuidagi, kui ebaõiglane see justkui on aga samas ma jäin kuidagi nii tugevaks ja ma ei murdunud, kuigi niisugustel emotsionaalsetel hetkedel ma hakkan tavaliselt ise ka nutma. Aga ma sain aru, et sel hetkel sest ei tule midagi välja, meil on vaja sõita praegu. Ja siis ma ütlesin, et tulge Nõmmele, et see on äge koht. Et ta ütles, et on seal ühe korra juba käinud ja et oli natuke nagu harjumatu, aga väga tore ja ta kindlasti tahab veel siia tulla. Ja lõpuks, kui me jõudsime kohale, siis ma samamoodi, nagu ma siia ette praegu tulin, ma poleks arvanud, ma seda teen ja ma ütlesin, kas tahad, ma palvetan su eest. Ma olin seda inimest just kohanud, ma pole alles niimoodi just kui võõra inimest palvetanud. Ta ütles muidugi, kuidagi kergenduses, et muidugi, palun. Ja ma panin käede peale ja see asi, mis oli mu sisse justkui kogunenud, see nii võimsalt tuli must välja, et ükski sõna mul sassi ei läinud. See oli kuidagi niimoodi, mul tumas endal värina sisse. See oli nii võimas. Ja kui aamen käis ja ma käe ära võtsin, siis see, kuidas see inimese pilk muutus, kuidas ma ise muutusin tegelikult, see oli tõesti, see oli nii ilus. Ja ta korra istus sealt oma mõtetes ja siis ta tänas muidugi mitu korda ja läks minema. Ja ma sõitsin kohe siis esimesse tanklasse, parkisin auto ära, ma olin nii kuidagi justkui šokis heas mõttes. Helistasin kohe oma abikaasale ja rääkisin talle sellest. Ja siis ma sain aru, et see auto, mida ma ostma läksin, et see oligi mulle mõeldud, aga see aeg ei olnud õige. Sest kui ma oleks selle auto tookord saanud, poleks ma seda naist mitte kunagi tõenäoliselt kohanud. Ja see ajastus, mis Jumal oli paika pannud, see oli tegelikult nii imeline ja tõesti, tänu Jumalale.